Kalle, ole hea. Nii, tänan. Meil oli suur töögrupp, vast ligikaudu 30 inimest ja esindatud olid nii ettevõtted, ülikoolid, ka IT-kolledž loomulikult ja siis ametnikud, vist kui nii võib öelda. Küllalt võrdväärselt. Ja meie töögrupi eesmärgiks oli vaadata seda, et kuidas ülikoolides toimub selline üleminek või häälestumine kutsetele, mida vajatakse ettevõtetes. Ja sellest lähtudes üsna varakult proovisime kaardistada olukorda selles vaates, et mida annavad ettevõtted ülikoolidele ja mida annavad ülikoolid ettevõtetele. Ja pilt on praegu siin seina peal. Nagu näha, et millegipärast selgus niiviisi, et ettevõtted on tunduvalt lahkemad kui ülikoolid. Sest et ettevõtted osalevad ülikoolide erinevates nõukogudes, kus nad aitavad kaasa erinevate õppekavade, õppeainete häälestamisele, väljakujundamisele. Ettevõtete spetsialistid viivad läbi kursuseid, varustavad või sisustavad laboreid, teinekord isegi uue labori sisustamisega tekitavad täiesti uued õppeained ja uue vajaduse, mille peab kõrgkool kuidagi lahendama. Pakuvad välja stipendiumid, mille abil on võimalik häälestuda või isegi soovida, et mingisugune lõpetaja valmistaks ennast ette kindlale profiilile. Ettevõtete kaudu on nii mõndagi ülikooli saabunud välisprofessorid, tähendab, et see on tegelikult otsene finantsabi, mis ettevõtted annavad selle rolli täitmiseks. Siis ülikoolidelt tuleb uurimisteemasid doktorantidele, aga mitte ainult. Ka väga paljud lõpetajad saavad oma diplomitööde teemat ettevõtetelt. Ning loomulikult on ettevõtted kohad praktika läbiviimiseks, praktika baasid, praktika keskkond, juhendamine, praktika juhendamine. Siin eelmise punkti juurde peaks nimetama ka seda, et ettevõtted on ka sageli, ettevõtete esindajad on sageli ka nende samade diplomi või lõputööde juhendajateks ja samuti praktika juhendajateks. Ja lõpuks et on, siin on vist Tallinna Ülikoolist Peeter Normak nimetas, et ettevõtted toimuvad seminarid, kus et õppejõud, üliõpilased võivad saabuda kohale ettevõttesse, et seda tundma õppida. Nii, aga ülikoolid ettevõtetele. Kuigi siin punkte on vähem, tegelikult me jõudsime järeldusele, et ülikoolid annavad ettevõtetele ära kõik. Annavad ära need, kes lõpetanud, annavad ära need, kes ei ole lõpetanud ja annavad ära isegi oma õppejõud, sellepärast, et seal on kõrgemad palgad. Nii et selles mõttes loomulikult et need, kes järgi jäävad, ei suudagi rohkem neid punkte siia juurde anda, eks ole. Aga ülikoolid on loomulikult nende rakendusuuringute läbiviijateks, mida finantseeritakse ettevõtluse sihtasutuse poolt, innovatsiooniosakut. Ettevõtted, tähendab, ülikoolid, õppejõud põhimõtteliselt saavad staseerida ettevõtetes, kuid seda me tunnistasime, et see on parendusvaldkond. Tähendab, et kuigi osadesse arengukavadesse on sisse kirjutatud, et õppejõud staseerivad ettevõtetes, siis siin samas ülikoolid avaldasid oma hirme sellega seoses, et ettevõttes läinud õppejõud on kaotatud õppejõud, sellepärast, et miks ta peaks tagasi tulema. Aga kuna välismaal selline võimalus töötab, siis tähendab, et me saame seda kogemust siiski arvestada vähemalt tuleviku jaoks. Loomulikult viivad kõrgkoolid läbi täienduskoolitust ja selle koha peal kuulavad ära ettevõtete huvisid. Ja ülikoolide kaudu jõuab ettevõtetesse ka välistudengeid oma praktikaga seoses, võimalik, et oma ka lõputöödega seoses. Nii, aga murekohad, mis siit veel välja tulid või kerkisid paralleelselt siia kõrvale, on see, et tudengid, ühesõnaga need ei haaku tingimata, need murekohad vastavate kutsete omandamistega, aga mis toodi välja, on see, et tudengid ei taha sageli minna välisvahetusse või ka välispraktikale, sellepärast, et nad töötavad. Või neil on pere. Kumbagi nagu ei tahaks kaotada või väga kergekäeliselt välja vahetada.
Tänasel üritusel polnud üldse tudengeid, see ütleme, et oli üks mureprobleem. Tähendab, et kas siin praegu saalis on üliõpilasi? Üks? Kaks? Ma tahtsin öelda juba, et üks on ka võitlusväljal sõdur, eks. Nii et, aga seda natuke vähe vist, eks ole. Siis inimene ise, kes õpib, areneb, kaob selles pildis ära. Võtta nüüd ma ütlen, Ants võib-olla peaks seda täpsustama, mis siin täpselt nüüd oli. See oli Vello, räägime kõik sellest protsessist selle ümber ja standarditest, aga inimene ise, sealjuures see tudeng ise, mida tema tahab, kuidas teda motiveerida, et ta areneks. Et sellest räägime palju vähem. Just nimelt, et tähelepanu tudengile võib ära kaduda. Ja ettevõtte ei paista ülikooli, sageli ütleme seda ettevõtteid ei ole ülikoolides näha. Aga siit tulenevad koheselt ka lahendused, mida on võimalik teha, need on mis ülejärgmisel slaidil. Eesmärgid, probleemid, mis veel püsti jäid, need on teada probleemid. IT-spetsialiste on vähe, kvaliteet ei ole rahuldav, puudu on just nimelt nendest asjadest, millest rääkisin ka meie Aalto ülikooli esindaja, et meeskonnatööoskused, motivatsioon, selline üldine mõtlemisvõime, tähendab ettevõtte kui terviku tajumine. Et sageli meil ülikoolidel õnnestub ette valmistada üliõpilane, kes on kitsa maailma nägemusega, kellel puudub see suur pilt. Võib-olla ütleme, et liiga teadlase tüüpi ja tähendab, et siin ei saa ülikooli väga otseselt ka süüdistada, sellepärast, et ülikoolid peavad vastutama oma järelkasvu eest, milleks on teadlase tüüp inimene. Kuid ettevõtete jaoks võib see osutuda suuremaks probleemiks. Ja ettevõtted. Tunnistasime seda, et probleeme ülikoolide või ettevõtete kohta täpsemalt ei teata. On vaja kaaristada seda, mida kujutavad endast üldse ettevõtete probleemid. Ülikoolid teavad ettevõtete probleemidest ainult mingisuguseid üksikute vaatepunktide järgi. Võib-olla nii, nagu ütleme, seda pimedat kombivad seda elevanti. Tegelikult on ettevõtted tunduvalt suuremate probleemide hulgaga, kui seda ette kujutatakse. Aga samas ülikoolil on olemas mehhanismid, kuidas probleeme lahendada. Ühesõnaga, need probleemid on välja tuua. Nii et siit tulevad need sõnumid, et koostööd on vaja enamat kommunikatsiooni ja on vaja tegelikult rohkemat positiivsust. Et me ei pea minema sugugi ajakirjandusse ainult negatiivse poolega. Tegelikult on mõlemad pooled suutlikud ja ütleme, et tuleb lihtsalt olemasolevaid tegelikult tuntud vanu meetodeid, see on siis koostöö, kommunikatsioon, hea suhtumine, tuleb lihtsalt ära kasutada, mida ütleme, täna on siin ka ohtralt tehtud. Nii et alustame parimate praktikate analüüsi. See vist oli ka kokkuvõtteks kõik töörühmast. Aitäh! Aitäh!